Saa tuttavaks Toomasega. Ta on tavaline Eesti mees, kelle vanemad soovitasid talle minna juurat õppima, sest juristide ja advokaatide palgad on kõrged ning see on kindel ja prestiižne töö. Toomas sai sisse mainekasse kooli ning lõpetas 3 aastat kestnud bakalaureusõppe, millele lisandus veel 2 aastat magistriõpet. Diplom lõpuks käes, vanemad uhked, leidis Toomas tööd ühes advokatuuribüroos. Tööd oli palju ja vastutus suur. Tööpäevad venisid hilistesse õhtutundidesse ja sealt edasi ka nädalavahetustesse. Stress hakkas tunda andma. Mängu tuli alkohol, mis aitas igapäevaselt korrakski pinget maha võtta. Lähisuheteks ei olnud aega ja tervis hakkas käest ära minema. Tal oli mainekas töö, ilus auto ja suur keskline korter. Aga ei olnud aega ega inimesi, kellega koos elust rõõmu tunda. Kuigi palk ja muud hüvitised on olulised asjad, siis sellest ainuüksi ei piisa. Nagu kirjanik Arthur Brooks ütles, et söömine ja magamine on väga olulised asjad, aga kui sa keskendud elus ainult nendele 2, siis tekivad su probleemid. Raha ja hüved on olulised, et katta igapäevaelu vajadusi. Need on välised hüved. Aga tõeline õnn ja rahulolu tulevad sisemistest hüvedest. Tähendus, kirg ja eneseteostus. 100 uuringud näitavad, et töö ja eluga rahulolu vahel on tugev seos. Ja ka põhjusega. Kui sulle meeldib su töö, siis oled sa üldiselt õnnelikum. Seepärast ongi töö tema sõnul üks 4 õnnelikkuse sambast. Mis puudutab ameteid, mis inimesi õnnelikuks teevad, siis tuleb välja, et nii hinnatud kui ka vihatud ametite vahel ei ole mitte mingit seost. Mõne jaoks armastatud töö on teise õudusunenägu, sõltub ainult sinu eelistusest. Enamik inimesi on enam-vähem rahul oma tööga, aga ei näe seda kui midagi eriliselt meeldivat või motiveerivat. Okei, nagu meile tihti meeldib öelda. Inimesed ei oska seda olukorda palju paremaks muuta ja seetõttu jätkavad tihti samas töökohas. Aga nüüd mõtle korra sellele. Meil on eranditult kõigil kasutada 24 tundi ööpäevas, millest me magame keskmiselt 8 tundi, kulutame töötamiseks, koos tööle ja tagasi sõitmiseks keskmiselt 9 tundi ning kõikideks muudeks tegevusteks, sealhulgas perekonnaga veedetud aeg, hobid ja meelelahutus 7 tundi. Ehk töötamine on tegevus, millele me elus tõenäoliselt kõige rohkem aega kulutame. Kas oled kunagi mõelnud, kuidas su töö sind tegelikult mõjutab? Kas see motiveerib sind? Kas sa lähed tööle rõõmuga või on see midagi, mida sa lihtsalt pead tegema? Kas äkki on olemas mõni töö või amet, mis just sinule sobiks? Paneks su tõeliselt silma särama ja kuhu sa läheksid iga päev rõõmuga? Mina arvan, et absoluutselt iga inimese jaoks on just selline töö olemas. Kuidas siis leida see töö, mis sulle korda läheb? Selleks on sul vaja